Iga sportlase hommik algab hommikusöögiga. Kuna päevad on pikad, on vaja kõht täis süüa. Suuri ja tähtsaid võistlusi alustatakse rongkäiguga. Paat koosneb mitmest tähtsast osast: kere, mast, poom, puri, svert, rool ja soot. Ühed peamised on rool ja svert. Rool aitab purjetajal lihtsamini paati juhtida ning svert aitab paati stabiilsena hoida ning kõige tähtsam on puri, mis aitab paati edasi viia ja juhtida. Enne vee peale minemist peab kontrollima, kas paat on valmis ja ohutu. Alustame kontrollimisest, et materiaalosa oleks terve ja kulumine ei ole ohtlik. Maa peal kinnitan purje otstega masti ja poomi külge. Selle komplekti panen paadi keres olevasse masti kandva. Et paat vee peal kiire oleks, on vaja seda seadistada ehk trimmida. Tugeva ja nõrga tuule jaoks seadistatakse purje erinevalt. Tugeva tuulega peab puri olema lameda kujuga ja nõrga tuulega kumera kujuga. Lisaks põhilistele paadi osadele peab paadis kaasas olema ka teisi asju. Kui paat on valmis, siis on aeg vee peale minna. Purjetajad lähevad vee peale slipilt. Kuna sadamates on palju sportlasi, on seal tihti trügimine. Kõigepealt lükkan paadi käru pealt vette ja panen rooli paadi külge. Nüüd panen soodi poomi külge. Svert pannakse sverdikaivu ja seda hoiab kinni sverdikumm. Viimaseks hüppan paati ja sõidan vee peale. Loodus on ettearvamatu ja muutlik ja sportlane peab olema valmis igaks ilmaks, mis ette tuleb. Mõni päev on vaikne tuul ja teine päev on vaja toime tulla tormiga. Ka rada märgitakse võistluspäeva hommikul tuule järgi. Purjetamise võistlusrada koosneb stardiliinist, ülemisest, alumisest ja vahel ka küljemärgist ning finišiliinist. Stardiliin on stardimärgi ja stardilaeva vahel olev mõtteline joon. Ülemine märk on kõige tuulepoolsem märk ehk rada paigutatakse nii, et stardist ülemise märgini sõidetakse vastu tuules. Alumine märk on tuulest kõige kaugem märk. Küljemärk on lisamärk ülemise ja alumise märgi vahel, et rada põnevamaks teha. Finišiliin on kahe laeva vahel. Igal võistlusel on erinevad rajad. Võitja on see, kes läbib raja kõige kiiremini. Stardiprotseduur kestab 5 minutit ja kindlate minutite peal antakse signaal-lipp. Stardis on tähtis õigel ajal minema hakata ja maksimumkiirusel. Startimiseks kasutatakse stardikella, mis on veekindel ja näitab aega. Stardikell pannakse käima 5 minuti signaali peal ja kontrollitakse iga minut, kas aeg on õige. Stardikella abil saab olla stardihetkel stardiliinile võimalikult lähedal, kuid mitte üle, sest vale stardi eest on ette nähtud karistus. Kui vee peal kõht tühjaks läheb, siis süüakse 2 trenni vahel treeneri kaatri juures või kaldal. Purjekaga pole võimalik vastu tuult sõita, nii et on vaja teha manöövreid. Tuhvamine on tuule poole keeramine ja vallamine on tagant tuule poole keeramine. Hals on pööre kui vöör ehk paadi esiots läbib taganttuule kursi. Halsi ajal liigud purje alt läbi ja puri läheb teisele poole. Halsse tehakse taganttuulest taganttuulde. Vastu tuult sõitmiseks peab pautima. Paut on pööre, kui paadi vöör läbib vastu tuule kursi. Paudi ajal liigud purje alt läbi ja puri läheb teisele poole. Manöövreid tehes peab andma teed teistele paatidele. Märgivõtud peavad olema võimalikult kiired.
Märgivõtus on eesõigus sisemisel paadil. Märki puutuda ei tohi. Kui rikud reegleid, siis peab tegema protestiringe. Üks protestiring koosneb ühest paudist ja ühest halsist. Sportlastel juhtub ka äpardusi ja kui paat läheb vett täis, siis tuleb see jälle tühjaks auskordada. Ning purjetamine võib olla vaimselt väga koormav. Kui õhtu on käes, siis tuleme kaldale. Purjetamises on tähtis ka treenerite ja sõprade toetus. Pärast rasket trenni on tore sõpradega koos olla. Trennist saab sõbrad kogu eluks.